aga nüüd ma annaksin sõna Nelele ja palun. Yes, thank you. I appreciated the shout out for free education resources because I think education should be free. Ma jätkan ka siin nende hariduslike ressurssidega. Mina olen siis Feministeeriumi kaasasutaja, mis on feministlik organisatsioon ja huvikaitseorganisatsioon. Me teeme 10 aastat juba tööd selleks, et teadlikkus naiste õigustest ja erinevatest olulistest ühiskondlikest küsimustest oleksid päevavalgel ja aktuaalsed. Miks mina täna olen siin sõnasid tutvustamas on, kuna me oleme koostanud juba mitu head aastat sõnastikku, mis on meie koduleheküljel täitsa kättesaadav, kus me seletame mõned terminid lahti ja see aitab selle nagu feministliku teooria läbinärimisel, teeb selle pisut kergemaks. Sõnad sõltuvad väga kontekstist ja te võite ise valida, millised sõnu te soovite kasutada, kuid kui te soovite kasutada sõnu õiges kontekstis ja võib-olla erinevatele gruppidele austavamalt, siis aitab sõnastik teid välja. Nii et kui te lähete täna või pärast tänast ja ehk toote ka oma õpilasi siia või suunate inimesi neid siia näitust vaatama, siis ma saadaks teid täna teile mõne mõistega, mida silmas pidada, kui te neid teoseid vaatate. Ma võib-olla alustaks põgusalt feminismist, kuna sellel on erinevaid... Thank you, Angelika. Kuna sellel on, ma arvan, erinevaid arusaamu, need on ka üsna laetud termin, aga põhimõtteliselt lihtsalt öeldes on tegemist siis ühiskondliku ja poliitilise liikumisega, teooriaga, mis taotleb inimeste vahelist võrdsust ja ebaõiglust tootvate süsteemide muutmist. Selle keskne teema on sooline ebavõrdsus ja see tõesti puudutab ebaproportsionaalselt palju rohkem tüdrukuid ja naisi üle ilma. Kuid see feministlik teooria ei vastanda sugusid otseselt, see võrdsem ühiskond ja õiglasem ühiskond on hea kõigile. Ma arvan, et olulisim punkt ka ebavõrdsuse küsimustele lähenedes on vaadata seda intersektsionaalsest perspektiivist, kuna me inimestena siin kõigil on erinevad rollid, me oleme erinevatest kohtadest pärit, meil on erinev sissetulek, meil on erinev haridus ja kõik need mõjutavad ja tekitavad sellise omapärase mikstuuri, millest sõltuvalt võib sellest, ütleme niimoodi, et eluvõimalused on mõjutatud sellest, kas need võivad olla meile soodsamad, nad võivad olla meile vähem soodsamad. Seetõttu on oluline rääkida intersektsionaalsest feminismist, mis on siis üks feminismi suundadest. Aga siin näitusel ma arvan, et te näete töid, mille puhul on oluline rääkida soo ja seksuaalsuse sõnavarast, mis on läbi ajaloo olnud väga muutuv, sest et nad on seotud ühiskondlike muutustega ja kuidas on arusaamad läbi ajaloo muutunud ja on ka ühiskondades muutunud. Ma alustaks näiteks, ma arvan, et sellest kahest terminist, mis on levinud, ehk siis seesama hetero- ja homoseksuaalsus. 19. sajandi teisel poolel võeti mõlemad need mõisted käibele, homoseksualitet ja heteroseksualitet ja need mõlemad tähistasid seksuaalset kõrvalekallet normist, mõlemad. Sõnaga homoseksuaalsus märgiti seksuaalsuhteid samast soost inimeste vahel ja heteroseksuaalsus tähistas mehe ja naise vahelist seksuaalset läbikäimist üksnes naudingu eesmärgil, kuna tol ajal oli norm siiski järeltulijate saamine. Nauding ei olnud nii oluline. Homo- ja heteroseksuaalsus ei ole seotud sooga, soolise identiteediga.
nüüd käibele on tulnud ka mõiste queer või eesti vaste queer, mis ongi sõnamäng vääraga. See on tähistanud aja jooksul just kahtlast, veidrat, ebakohast käitumist, mis on kasutatud halvustamise eesmärgil erinevate soo ja seksuaalvähemuste gruppide suunas. Kuid praegu on see negatiivne käsitlus või kasutus on ümber pööratud ja ta on pigem, need grupid on omandanud selle mõiste endale jälle ja see on neid võimestanud, vabandust. Queeri mõtles uudissõnana välja ajaloolane ja uurija Rebecca Põldsam 2010 aastal, et pakkuda sellele mõistele siis eestikeelne vaste. Ja üldiselt sellega siis tähistatakse inimesi, kelle sooline või seksuaalne enesemääratlus erineb sellest, mida tavapäraseks peetakse. Nüüd, kui me räägime soolistest identiteetidest ja eneseväljendusest, siis võib-olla olete kuulnud mõistet transsoolisus, aga ma alustaks mõistest cis või eesti keeles paiksoolisus, mis on transsoolisuse vastand siis. Cis ehk paiksoolisus nimest on siis ladina keeles samal pool olemine, ehk siis see tähistab inimest, kelle juriidiline sugu, bioloogiline sugu, kuidas nad ennast identifitseerivad ja kuidas nad ennast väljendavad, langevad kokku. Minu puhul näiteks mu juriidiline sugu on naine, mu bioloogiline sugu on naine, mu identiteet, jaa, ma tunnen ennast naisena, mu eneseväljendus on naine. Ja seetõttu nimetatakse siis inimeseks siis inimest, kellele langevad need kokku. Samamoodi näiteks inimene, kellel on peenis, kes tunneb ennast mehena, kelle passis on märge, et ta on mees, kellele sooline eneseväljendusviis vastab ootusele ka mehe kohta. Ta ei lähe näiteks tööle, kandes rinnahoidjat. Nii et see paiksoolisus pole pistmist, selle ei ole seost seksuaalse orientatsiooniga, sest et cis-inimesed võivad olla nii heteroseksuaalsed, biseksuaalsed, homoseksuaalsed, võib-olla ka aseksuaalsed. Et nad on, seksuaalsus ja sooline eneseväljendus on 2 erinevat asja. Nüüd transsoolisus, millest ma juba ka alguses mainisin, see tähendab ladina keeles ületamist. See on üldiselt katustermin, mis koondab enda alla inimesed, kelle sooline identiteet või eneseväljendus ei lange kokku sellega, mis nende bioloogiline või juriidiline sugu on. Ja samamoodi see ei ole seotud seksuaalsusega. Nad võivad, transsoolised inimesed võivad olla nii hetero, homo kui biseksuaalsed. Ma soovitan huvi korral lugeda ressurssi kodulehel, mille on kokku pannud Eesti Transinimeste Ühing, kes on kirjutanud ka väga lihtsas keeles need teemad lahti. Ma arvan, nemad on sellest suuremad eksperdid kui feministeerium nüüd juba. Mittebinaarsus on mõiste, mida ma usun, et olete ka kuulnud. Mittebinaarne kuulub tegelikult transsoolisuse alla, sest transsoolisus on katustermin. Ja need on siis sooidentiteedid, mis jäävad väljaspoole seda kaksikjaotust mees või naine. Seda on lihtsam mõista, kui mõelda soost kui spektrist, mitte kui lineaarsest mees-naine. Selle soospektri mudeli järgi ei ole võimalik maailmas leiduvat mitmekesisust lihtsalt panna niimoodi 1-0 joonele. Seal meil on rohkem eneseväljendusi, seetõttu see on väärt luua ka ruumi ja aktsepteerida, et me ei ole ainult 1-0 või 1. Mõned mittebinaarsed inimesed eelistavad ennast väljendada näiteks rohkem maskuliinselt, rohkem kuidagi väljendusviisil, mis peetakse rohkem naiselikuks. Mõned eelistavad seda mitte teha. Ta ongi üsna voolav termin ja väljendusviis. Nüüd soostereotüübid on mõiste, mis ma usun, et on olnud ka kindlasti teie materjalides, koolides, või olete kokku puutunud. Lihtsustatult võib öelda, et need on eelarvamuslikud ettekujutused sellest, mis lähtuvad soolisest kuuluvusest.
ja nad mõjutavad meie iseloomu, meie käitumist, meie füüsilisi omadusi, meie eriala ning näiteks on olemas ettekujutus Eestis, et milline on õige naine ja milline on õige mees ja milline ta ei ole. Pärast 10 aastat minu ema ikkagi ütleb, et äkki ma võiksin oma juuksed pisut üle kõrvade kasvatada, sest siis ma oleks äkki natuke rohkem nagu õige naine. Ta teeb seda armastusest, aga ma olen 10 aastat väga edukalt suutnud ennast niimoodi hästi tunda, et ma arvan, et siin on nagu sellise stereotüübi mõju mängus. Üleüldiselt soostereotüübid peavad need teisi väljendusviise ebasobivaks. Nad ei kuulu selle normi sisse. Ja need mõjutavad meie eluvõimalusi taaskord, millist haridust me läheme õppima, kas koolilapsena, millise suhtumise ma saan võib-olla klassiruumis teatud ainetes, kas minult oodatakse rohkem või vähem, eeldatakse rohkem või vähem. Kui eraldi rääkida homofoobiast kui mõistest, siis see on hoiaka käitumine, mille kaudu siis põhimõtteliselt diskrimineeritakse, alandatakse inimesi, kelle identiteet ta on heteroseksuaalsusest erinev. Selle termini võttis USA psühhoanalüütik 60ndate lõpus juba kasutusele ja see on seotud väga tihedalt maskuliinsusega. Just heteroseksuaalsetel meeste hirmu kirjeldamiseks selle eest, et neid võidakse pidada mitte õigeks meheks, kui nad väljendavad ennast teistmoodi kui näiteks Eestis õigeks, kui ma mõtlen, et milline mees on Eestis õige mees, siis mulle tuleb võib-olla esimesena pähe, või kuidagi selline mehe etalon tuleb võib-olla esimesena pähe Jürgen Ligi. Et on nagu piisavalt noori mehi, kes tunnevad, et kui nad nüüd ei kattu sellesse, ei lähe sellesse rööpasse ja ei väljenda ennast niimoodi, siis nad ei ole justkui õige mees ja sellest, kui selles rööpases ei suuda olla, siis tuleb väga kähku ka see hirm, et neid võidakse pidada siis ebamehelikeks, mis läheb kohe sinna homoseksuaalsuse kanti. Ja transfoobia eraldi põhimõtteliselt sarnane, ta on tõrjuva diskrimineeriv hoiak inimeste suhtes, kelle identiteet või väljendusviis läheb vastu ollu sellele binaarsusele käsitlusele, oled sa mees või naine, kui sa ei ole, siis on kuidagi kahtlane. See on võib-olla ohtlik. Ma põgusalt räägisin ka kehalisest autonoomiast. See on üks meie kõigi põhiõigustest ja selleks õiguseks on valitseda oma keha üle ilma välise mõju või sunnita. Meil kõigil on õigus siin ruumis langetada oma keha üle puudutavad otsused, mis mõjutavad tervist ja tulevikku. Näiteks, kas ja millal ma otsustan lapsi saada, kas ma soovin seksida või seksimata jätta, kas ma soovin sünnitada, kas ma soovin aborti teha. Ja see kehalise autonoomia mõiste on väga tugevalt seotud seksuaalse nõusoleku kontseptsiooniga, millest ma räägin põgusalt pisut hiljem. Midagi, mida see näitus, ma arvan, väga tähistab, on kehapositiivsust ja sekspositiivsust. Kehapositiivsus on siis, esiteks, see idee on kriitiline suhtumine sellesse, kuidas, millised ilustandardid ja kehastandardid on loodud. See lähtub sellest arusaamast, et ilu on konstruktsioon, nagu Angeelika on rääkinud siin, jagas meile väga head näidet, et küsimus on ju ainult, kuidas see on eesti keeles sõna? Pigment, melaniin? Mul on ruumi täis õpetajaid. Tänan. Ja et see on konstruktsioon ja see mõjutab, see on sotsiaalne konstruktsioon, ilu ja need standardid ja jälle see mõjutab meie igapäevast olemist. See mõjutab meie võimet tunda enesekindlust ja eneseväärikust, sõltumata sellest, milline keha meil on. Ta põhisõnum on ikkagi mitte tõsta esile ühte tõelist ilu, vaid väärtustada selle mitmekesisust.
Ehk siis see idee, et kõik on teeninud võimaluse oma keha väärtustada ja ennast hästi tunda. Sekspositiivsus, mis on siis seotud kehapositiivsusega ka, on hoiak, et vastastikused, konsensuslikud inimestevahelised suhted, seksuaalsed tegevused on head ja naudingut pakkuvad ja neid otsida ja nendeni püüelda on õigustatud soov ning et seksist rääkimine ei ole tabu. Sellel olulisel kohal sekspositiivsuses on, et seks peaks olema turvaline, kuid see ei tähenda ainult kondoomi kasutamist. See tähendab ka seda emotsionaalset turvatunnet ja suutlikkust partneriga rääkida ausalt. See tähendab ka asjakohast seksuaalharidust läbi elu ning sekspositiivsed inimesed saavad aru, et nõusolek seksiks peab olema entusiastlik. Sekspositiivsus ei liigita seksuaalseid praktikaid moraalsetel ega eetilistel alustel mingitesse hierarhiatesse, olgu selleks siis mitmiksuhted, BDSM-praktikad, suhted erinevatest või samast soost inimeste vahel. Nõusolekut ma mainisin juba, see kontseptsioon käib läbi. Feministeeriumis on see meil väga südamelähedane teema, viimastel aastastel on, sest see on tõesti nii põhimõtteline teema. Me praktiseerime nõusolekut igapäevaselt. Kas sa tahad teed? Kas ma võin sind kallistada? Mida sa täna süüa tahad? Aga juhe jookseb nagu kokku siis, kui me jõuame magamistuppa. Selles mõttes, et meid ei õpetata, kuidas enda vajadustest aru saada ja teise vajadusest aru saada ning seda kommunikatsiooni. Ehk siis seksuaalne nõusolek, inglise keeles consent, on lühidalt öeldes kokkulepe seksuaalseteks tegevusteks teise inimesega. Nüüd see seksuaalne tegevus on mõiste, mida meie mõtleme üldiselt laiemalt kui ainult penetratsioon. See ei ole ainult seks, seks on ju palju laiem. Ning seetõttu see suhtlus peaks ja võiks alata ka juba palju varem, enne kui jõudakse selleni, sest seks ei ole ka alati penetratsioon. Seega see on protsess, mis nõuab omavahelist kuulamist ja küsimist. Ja kõige olulisem on, ma arvan, luua selline turvaline olukord, kus inimesed tunnevad, et nad suudavad ennast väljendada ja ka ei öelda, kui nad seda ei soovi. Ja nüüd, kui ma olen läbi kapanud nendest mõistetest ja ehk üht-teist on teieni ka jõudnud, võib-olla on juba pärast lõuna ja väsimus, siis õnneks on mul samamoodi teile pakkuda 2 väga head ressurssi, mida te saate omas tempos iseendale ja ka oma noortele, kellele töötate, pakkuda. Esiteks, seesama sõnastik on Feministeeriumi koduleheküljel üleval. Meil on kodulehel menüüst sõnastik. Ja teisena oleme me just välja tulnud lõpuks 10 aastat on küsitud, kas saaks lihtsalt ühte lihtsat selgitust, mis on feminism. Üks feminismi ABC kulub ära. 10 aastat oleme pakkunud, väga tore oleks, aga kuidas panna kõik need mõtted ühte nagu väiksesse raamatusse. Väga raske on. No raamatut me ei teinud, aga me tegime feminismi ABC minikursuse. Ja see on leitav täitsa tasuta kättesaadav lehelt abc.feministeeria.ee. See minikursus koosneb 6 osast. Võite korraga lugeda, võite ka enda meili kirja panna ja saada need oma postkasti iga nädal. 1 keskmise pikkusega kiri. Selgitame erinevaid teemasid, käime läbi 6 erinevat teemat ja ma väga soovitan ennast siis tellijaks nii-öelda hakata, sellepärast et kes jõuab tänapäeval meeles pidada ja kõiki neid vaheaknaid läbi lugeda, mida me endale arvutis avame ja ütleme, et hiljem loeme, et meilile ikkagi jõudes jõuab rohkem lugeda. Nõnda, see on minu poolt kõik. Aitäh, Ele.
Enne veel, kui kõik näituse uksed avanevad teile, tahaksin teid väga-väga julgustada tulema koos oma õpilastega meie näitust vaatama. Meil on suurepärased giidid, me oleme saanud nende kohta väga-väga head tagasisidet, nad saavad väga hea koolituse ja nad oskavad väga hästi näituse sisu edasi anda. Nii et meie koduleheküljelt saab väga hõlpsasti kõikidele tuuridele ennast kirja panna. Et võib-olla see on nagu selline hea algus ka, et hakata nendel teemadel oma õpilastega rääkima. Ja järgmine sarnane event, üritus, sündmus leiab aset meil 10. oktoobril kell 3. Nii et kui teil on mõned kolleegid, kes ei saanud tulla või te tahate veel tulla, teil on tekkinud mingeid küsimusi, siis olete kõik väga oodatud. Aga jaa, kui teil ei ole küsimusi, siis ma arvan, et laseks teid nüüd näitusele ja kõik see, mis te täna kuulsite, mida rääkis Angelika ja mida rääkis Nele, väga paljuski nendel põhjustel me oleme ka selle näituse tegelikult enda majja toonud, et lõhkuda erinevaid traditsioonilisi ja stereotüüpseid arusaamu sellel teemal ja avardada meie kõigi teadmisi ja tõsta teadlikkust nii külalistes kui noortes kui õpilastes, et see on tegelikult väga-väga oluline töö, mida me tegelikult kõik koos peaksime tegema, võiksime teha. Aga aitäh teile tulemast, armsad õpetajad! Ja